USA admiral Alvin Halsey hoiatas 2025 aasta alguses kongressi vaenlase eest. See kaardistas vaikselt Ameerika kõige tundlikumaid asukohti tükkhaaval. Siis avaldas ta nende asukoha. Nad olid vaid 90 miili kaugusel. Kui uudis levis, pidid sõjalised eksperdid juba süüdlast aimama. Nad teadsid, et see oli Käsilassaar. Nüüd, mind ei huvita, kui YouTube seda videot alla surub, sest neile ei meeldi sõjateemad. Ma paljastan tõe ikkagi, aga sina saad sundida YouTube'i õiglaselt käituma, kui vajutad meeldib nuppu. Aitäh! Mõni aasta tagasi väitis üks raport, et endises tuumariigis Kuubal plaanitakse rajada elektroonilise pealtkuulamise rajatis. Aga väidetavalt ei olnud see väärt mitut miljardit dollarit ja just see oligi probleem. Kuuba ei olnud olukorras, kus ta saaks osta miljardite dollarite väärtuses varustust. Nende majandus on juba intensiivravis. Toit, kütus ja ravimid on muutunud luksuseks. Ja selline majandus ostab miljardite dollarite väärtuses varustust, seda on raske uskuda. Aga kui ma sügavamalt uurisin, hakkas kõik Ameerika tegevuses Kuuba vastu loogilisena tunduma. Põhjus, miks ma nimetan Kuubat endiseks tuumariigiks, on täielikult seotud tema kommunistliku vennaskonnaga. Kuuldused Hiina luuretegevusest Kuubal on ringelnud juba 90-ndatest alates. Kahjuks ei võtnud keegi seda pikka aega eriti tõsiselt, aga see muutus 2023 aasta juunis, kui üks raport need paljastas. The Wall Street Journal avaldas raporti, milles väideti, et nii Hiina kui Kuuba olid salaja kokku leppinud, et Peking võib rajada saarele elektroonilise pealtkuulamisjaama. Väidetavalt oli see Havanna valitsusele väärt mitut miljardit dollarit, kuna neil oli raha hädasti vaja. Sellel oli selge eesmärk jälgida suhtlust kogu Ameerika Ühendriikide kaguosas. Mõlemad valitsused lükkasid alguses selle loo tagasi, kuid mõne päeva pärast tunnistasid Ameerika ametnikud vaikselt, et Hiina on tegelikult alates vähemalt aastast 2019 Kuubal luureobjekte käitanud ja täiustanud. See uuendus polnud üksikjuhtum. See oli osa palju suuremast ülemaailmsest kampaaniast, mille eesmärk oli rajada ülemaailmne kuulamispostide võrgustik, mis sihiks midagi väga konkreetset. Ameerika signaale. Aastatel 2024 ja 2025 kasutasid CSIS-i teadlased kaubanduslikke satelliidipilte, et tuvastada Kuuba sees 4 konkreetset asukohta. See, mida nad nendest kohtadest leidsid, oli kõike muud kui märkamatu. Suured antenniväljad, raadomid ja kosmose jälgimisseadmed, mida oli viimastel aastatel selgelt laiendatud ja uuendatud. Nad teadsid, et vaatavad peaaegu kindlasti Hiina toetatud luureoperatsioone. Asukohad olid Huayes, Calapazaris, El Salalis ja kõige hirmutavam Beirukhalis. Selles kohas oli midagi olulisemat kui teistes. See asub vähem kui 10 miili kaugusel kohast, kus Nõukogude Liit pidas külma sõja ajal oma kuulsat Loodesi signaalluurejaama. 2025 aasta aprilli satelliidipildid näitavad, et sinna ehitatakse tohutut uut rajatist. Ringikujuline, täiuslikku ringi paigutatud antenniväli, mille läbimõõt on umbes 175 meetrit. See on peaaegu pooleteise jalgpalliväljaku suurune ühe antennisüsteemi kohta. See pole ka selline relv, mis tulistaks juhitavaid rakette ega isegi ühtegi kuuli. Ja see ei puuduta tuumarelvi, kuid sellel on võime otsustada sõja tulemus. Seda tüüpi antenniväli on spetsiaalselt ehitatud kõrgsageduslikuks suunamääramiseks. See on tehnika, mis võimaldab operaatoritel täpselt kindlaks teha raadiosignaalide päritolu kuni 8000 meremiili kaugusel. Kuubalt katab see ulatus kogu Ameerika Ühendriikide mandriosa, suure osa Atlandi ookeanist ja ulatub kaugele Vaiksesse ookeani. Seda kasutades saab Hiina jälgida Ameerika mereväe õppusi, jälgida Kariibi merel liikuvaid sõja- ja kaubalaevu, koguda Ameerika raketikatsetuste radari- ja telemeetri andmeid ning mis kõige murettekitavam, tuvastada Ameerika allveelaevade poolt saadetud purskside. Kuna allveelaevad jäävad ellu tänu täielikule vaikusele ja nähtamatusele, muudab see kogu võimaliku konflikti olukorda, kui Hiina suudab neid Kuubalt kuulda. Teisest küljest on Huaye rajatis loodud väga konkreetse eesmärgiga. Analüütikud on seda isegi kirjeldanud kui luureinfotulva, mida oleks füüsiliselt võimatu koguda ükskõik kust mujalt maal. Tundub, et see on keskendunud just satelliitside pealtkuulamisele, sõjaliste signaalide, riikliku julgeoleku andmete ja Cape Canaveralist Florida startivate kosmoselendude telemeetria püüdmiseks. Mõned rajatistest asuvad ka Ida-Kuubas. See asetab nad eriti lähedale USA mereväebaasidele Guantanamos, mis annab Hiinale otsese vaate ühele piirkonna kõige tundlikumale Ameerika sõjalisele rajatisele. Aga kas see on tõesti nii lihtne? Isegi kui suhtluse tegelik sisu on krüpteeritud, on mustrite jälgimisel siiski tohutu väärtus. Kes kellega räägib, kui tihti, mis kellaaegadel, kui suurtes mahtudes? Selline analüüs üksi annab juba palju infot sõjaväe valmisoleku ja selle kohta, milleks nad võivad valmistuda. See oht oli põhjuseks, miks admiral Alvin Halsey ütles 2025 aasta alguses kongressile, et Peking kasutab Kuubat aktiivselt luuretegevuseks. See on vaid 68 miili kaugusel Ameerika pinnast ning selle tõrjumine sai üheks tema peamiseks prioriteediks. 10 aastaid tagasi said isegi tuumarelvad Kuubal Ameerika suurimaks prioriteediks.
hetk, mil vaenlase tuumarelvad olid vaid 93 miili kaugusel USA-st. 1962 aastal toodi Kuubale tuumarelvad, mis suutsid mõne minutiga tabada suuremat osa USA idaosast. Kui Ameerika luurelennukid pildistasid ehitamisel olevaid raketibaase, leidsid nad midagi, mille olemasolu nad lootsid, et pole olemas. Baasid, mis olid vaid 93 miili kaugusel Floridast. See vallandas 13 päeva kestnud sündmuse, mis viis maailma tuumasõjale lähemale kui kunagi varem. Vastumeetmena andis Kennedy käsu kehtestada Kuuba mereblokaad. Viimasel hetkel eemaldati raketid. Nüüd, kui ma ütlen eemaldati, siis ma mõtlen, et need viidi tagasi sinna, kust nad tulid, sest Kuubal polnud kunagi omaenda tuumarelvi. Nii et need tuumarelvad saadeti tagasi suurriigile, kes oli muutnud Kuuba külma sõja rindeliiniks, Nõukogude Liidule. Kuuba asub vaid umbes 100 miili kaugusel Florida rannikust. See asub otse merekoridoride kõrval, mis ühendavad Mehhiko lahte Atlandi ookeaniga ja väga lähedal Panama kanali sissepääsule. See asukoht pole sugugi vähetähtis. Iga välisriik, kes tegutseb Kuuba pinnal, saab peaaegu täiusliku vaatepunkti, et jälgida Ameerika sõjalisi liikumisi, kosmosetegevust ja kaubalaevandust kõike korraga. Külma sõja ajal sai Nõukogude Liit sellest aru ja kasutas Kuubat täpselt samal eesmärgil. Nad paigutasid sinna signaalluureoperatsioonid, et hoida USA-l hoolikalt silma peal. Hiljem hakkas Nõukogude Liit salaja Kuubasse tuumarakette toimetama. Õnneks lõppes see kriis peagi, aga sellest saadud õppetund ei kadunud Ameerika jaoks kunagi. 1962. aasta intsident tõestas, kui kiiresti võib Kuuba muutuda otseseks ohuks Ameerika mandriosale peaaegu ilma igasuguse etteteatamiseta. See kinnistus USA julgeolekudoktriinis ja on seal püsinud siiani. See, mida Hiina täna teeb, järgib sama loogikat, lihtsalt tänapäeva jaoks ajakohastatuna. Rakettide patareide asemel on neil satelliitantennid ja digitaalne infrastruktuur. Vähem nähtav, kuid ilmselt palju võimsam. Kommunistlike riikide ja Kuuba suhete keskmes oli mees, keda ei suudetud tappa. See suhe Hiina ja Kuuba vahel ulatub palju kaugemale, kui enamik inimesi arvab. Kuuba oli esimene Ladina-Ameerika riik, mis tunnustas ametlikult Hiina rahvavabariiki. See juhtus juba 1960. aastatel. Kuuba juhid, alustades Fidel Castrost, toetasid pidevalt Pekingit ÜROs, toetades ühe Hiina poliitikat ning andsid Hiinale sellise poliitilise legitiimsuse, mida see hädasti vajas ajal, mil suur osa maailmast keeldus seda isegi tunnustamast. Alates 1960 aastast on Kuuba toetanud seda, mida Peking nimetab ühe Hiina põhimõtteks. Havanna tunnustab ametlikult Hiina rahvavabariiki kui ainsat seaduslikku Hiina valitsust, käsitleb Taiwani kui Hiina territooriumi ja toetab taasühinemist. Kuuba toetas isegi Hiina vastuolulist 2005 aasta antisetsessiooniseadust Taiwani kohta ning hiljem ka Hongkongi riikliku julgeolekuseadust. Ja see surematu mees, keda ma mainisin, ta ütles kord, et kui mõrvakatsetest ellujäämine oleks olümpiaala, siis võidaksin ma kuldmedali. Ja tal oli õigus. Hinnanguliselt üritas CIA teda tappa 638 korral, kuid ükski katse ei õnnestunud. Ta suri 2016 aastal. 90-aastaselt loomulikku surma. Isegi pärast Fideli aega on Kuuba välisministrid korduvalt ja avalikult hukka mõistnud igasuguse välismaise sekkumise Taiwani, Hongkongi ja Xinjiangi küsimustes. Just selline tingimusteta sõprus on põhjus, miks Hiina püüab takistada Kuuba vaenlaste sisenemist või neilt millegi äravõtmist. Hiina kontrollib umbes 70% maailma elektriautode tootmisvõimsusest ja üle 80% LFP akude toodangust. See on seda tüüpi aku, mida kasutatakse taskukohasemates elektriautodes. Prognoositakse, et selle tootjad viivad aastatel 2025-2026 läbi 71% kogu maailma akude tootmisinvesteeringutest. Kokku umbes $130 miljardit. See on peaaegu 7 korda rohkem, kui Ameerika kulutab samal perioodil. Kogu see mastaap sõltub aga täielikult tooraine ja nikli stabiilsest ning turvalisest varustamisest. Eriti kõrge puhtusastmega niklist, mida kasutatakse pika tegevusraadiusega tippklassi akudes nagu NMC ja NCA keemiaga akud. Selle hankimine on ülimalt keeruline. Hiina peamine nikliallikas on olnud Indoneesias. Praegu moodustab see umbes 60% maailma niklitoodangust, millest enamik tuleb Hiina toetatud ettevõtetelt. Kuid kõigi munade ühte korvi panemine on riskantne, eriti kui lääne sanktsioonid või geopoliitiline surve võivad need tarneahelad üleöö katkestada. Nii leidsid nad alternatiivi ja väga hea alternatiivi. Kuubal on maailma 5. suurimad niklivarud. Umbes 6% kogu teadaolevast maailma niklivarust asub just sellel saarel. Ja koos nikliga tuleb ka koobalt, millest on vaikselt saanud üks selle sajandi enim ihaldatud ressursse. Need 2 metalli ei ole enam lihtsalt tööstuslikud toorained. Need on põhikomponendid elektrisõidukeid käitavates akudes. Ja see, kes kontrollib nende varusid, hoiab sisuliselt elektrisõidukite tööstuse tulevikuvõtmeid. Kuigi Kuubal on maailma suuruselt 5. varud, on ta nikli tegeliku tootmise poolest alles 9. kohal. See annab vaid umbes 1% maailma tootmisest.
varud on küll pohutud, kuid nende kaevandamise infrastruktuur on aastaid raskustes olnud ja just see lõhe Kuuba maa-aluste varude ja tegeliku kaevandamisvõimekuse vahel ongi koht, kus Hiina näeb oma võimalust. Sektoris, mida varem domineeris lääs. Aastaid oli Kuuba niklisektori domineeriv jõud Kanada ettevõtte nimega Sherritt International. See juhtis suurt ühisettevõtet kohas nimega MOA. Maaki kaevandati ja töödeldi Kuubal, kuid seejärel saadeti see kogu tee Kanadasse, Fort Saskatchewanisse lõplikuks rafineerimiseks, mille tulemusena toodeti seda, mida tööstuses nimetatakse esimese klassi nikliks. See toode on kõrge puhtusastmega nikkel, mis sobib elektrisõidukite akude, roostevaba terase ja suure jõudlusega sulamite jaoks. Sealt edasi liigub see ülemaailmsetesse tarneahelatesse, jõudes lõpuks ikkagi üha enam Aasia ja Hiina akude tootjateni. Kuid 2026. Aasta alguseks oli Sherritt tõsistes raskustes. Kuuba kokkuvarisev majandus, krooniline kütusepuudus ja suutmatus täita rahalisi kohustusi olid muutnud tegevuse peaaegu võimatuks. Kuuba oli Sherrittile võlgu üle $107 miljoni külmutatud makseid, mida ta ei suutnud tagasi maksta. Seetõttu hakkas Sherritt taanduma. Ja kui lääne huvid lahkusid, astusid Hiina riigiettevõtted otse sisse. 2026. aasta aprilliks paigaldati komandante Ernesto Che Guevara töötlemistehasesse juba Hiina tootmise setetankid ja leostusseadmed. Kuuba riigimeedia nimetas seda tehnoloogiliseks moderniseerimiseks. Tegelikult tähendab see aga struktuurset muutust, kus Peking pakub nüüd seadmeid, teadmisi ja kapitali, et hoida Kuuba niklitööstust täielikust kokkuvarisemisest. Ja vastutasuks kindlustab ta oma tootjatele garanteeritud varustuse. 2024 aastal oli Hiina juba Kuuba nikli ekspordi peamine sihtriik, mille väärtus oli umbes $53 miljonit ja see number kasvab veelgi. Kuubal on tohutud kasutamata varud ja olemasolev rafineerimistaristu. See annab Hiinale teise keskuse. Tööstuse prognoosid näitavad, et enam kui pool kogu uue nikli nõudlusest aastaks 2030 tuleb just akude tootmisest, mis võib aastas vajada kuni 1,5 miljonit tonni. Globaalne investeering nikli kaevandamisse ja rafineerimisse võib samal perioodil ületada $60 miljardit. Hiina soovib olla selle nõudluskõvera õigel poolel. Ja Kuuba on selle pusle oluline osa, kuid mitte miski sellest ei ole toimunud juhuslikult. Hiina 2025 aasta poliitikadokument Ladina-Ameerika kohta kirjeldab selgelt võimustrateegiat, mis keskendub mineraalvarude kindlustamisele ja ülemaailmsete tarneahelate kontrollimisele. On olemas ka laiem raamistik nimega Projekt 141, mille eesmärk on integreerida Hiina majanduslik laienemine tema sõjalise ja logistilise haardega üle maailma. Kuuba sobitub mõlemasse. Süvenedes Kuuba nikli kaevandamisse, isoleerib Peking kogu oma elektrisõidukite tööstusstrateegia lääne surve eest, luues tarneahelatesse varuvõimekust, et tagada kodumaiste tehaste pidev töö. Kuuba erineb teistest piirkonna riikidest. See on ainus, millele kehtib pidev Ameerika embargo, mis tähendab, et tal pole peaaegu muud valikut, kui pöörduda lääneväliste partnerite poole. Ja siin astuski Hiina mängu. Nad tõid Kuubale keelatud süsteemi. See andis kuubalastele vabaduse ja ligipääsu, mida nad meeleheitlikult soovisid, kuid vastutasuks röövis see neilt salaja nende vabaduse. 2025 aasta juunis alustasid üliõpilased üle kogu Kuuba streike. Viha oli suunatud Etexa vastu, kes tõstis mobiilse andmeside hindu järsult. Nii hullumeelne, et analüütikud märkisid, et ainult dollaritele ligipääsuga inimesed said seda endale lubada, jättes tavalised kodanikud kõrvale. Valitsus teadis, kuidas protestid hetkega maha suruda. Nende vastus oli kasutada Hiina poolt paigaldatud võrku, et sulgeda mobiilne internet konkreetsetes protestipiirkondades. Sama taktikat kasutati 2021 aasta protestide ajal ja uuesti 2026 aasta märtsis. Mõned MSI2 analüütikud on samuti väitnud, et need hinnatõusud ise võivad luua pinnase Hiina suuremaks sekkumiseks Etexasse. Suurem plaan võib olla liikumine tarnijast kogu Kuuba telekommunikatsioonisüsteemi osaliseks omanikuks. Kuid see oli alles algus. Hiina seadis kuubalastel üles terve lõksu, et nad ei puutuks kunagi tõega kokku. Ameerika embargo tõttu pole Kuubal kunagi olnud ligipääsu lääne telekommunikatsiooniettevõtetele. Ei Ericssoni, ei Nokiad. Mitte midagi läänest. Nii pöördus Kuuba riiklik telekommunikatsiooni monopol nimega Etexa enam kui 10 aasta jooksul peaaegu täielikult Hiina tarnijate poole, et ehitada oma digitaristu üles nullist. Selle tühimiku täitsid ettevõtted Huawei, ZTE ja TP-Link. Aastaks 2025 jõudis selle leviku ulatus ohtlikule tasemele. Huawei ja ZTE serverid asuvad Etexa peamistes võrgusõlmedes, haldavad liiklust ja salvestavad kasutajate metaandmeid. Huawei fiiberoptiline varustus on kasutusel kogu saare lairibavõrkudes. ZTE mobiilside tugijaamad paigaldati üle Havanna, Santiago, Santa Clara ja tundlikesse sõjaväepiirkondadesse. Huawei täiustatud tulemüürid on integreeritud kogu Kuuba interneti selgroosse. Isegi Kuuba peamine veealune kaabel, mis ühendab saare Venezuela ja laiemate piirkondadega ning mida nimetatakse Alba Oneiks, ehitati Hiina seadmetega.
Aastate jooksul on Hiina vaikselt ehitanud end Kuuba suhtluse vundamendiks, kuid hirmutav osa sellest andis Pekingile võimu kontrollida Kuuba režiimi. Huawei esitetarkvara on midagi, mida turustatakse kui tavalist võrguhaldustööriista. Kuid Rootsi organisatsioon Quarium ja Open Observatory of Network Interference leidsid midagi kahtlast. Nad avastasid, et neid tarkvarasid kasutatakse Kuubal aktiivselt otsingute filtreerimiseks ja sisu blokeerimiseks. See võimaldab ETEXal oma inimesi jälgida. See tuvastab täpselt, mida inimesed internetis teevad ja katkestab suhtluse konkreetsetes piirkondades, kus valitsus otsustab, et see on vajalik. See on sisuliselt Kuuba enda versioon Hiina suurest tulemüürist, mille on ehitanud ja paigaldanud samad ettevõtted. Hiina kaubamärgid domineerivad selles valdkonnas. Alates tarbijate Wi-Fi ruuteritest ja mobiiltelefonidest, mida tavalised kuubalased iga päev kasutavad, sisuliselt alates kaablitest, mis saarele tulevad, kuni tavalise inimese käes oleva telefonini välja, on kogu infrastruktuur Hiina päritolu. See laienemine on toonud internetiühenduse umbes 70% Kuuba elanikkonnast. 10 riigid mõistsid tõde Hiina kaubamärkide kohta ja astusid julgeid samme. USA Föderaalne kommunikatsioonikomisjon nimetas Huawei ja ZTE juba 2020 aastal riikliku julgeoleku ohuks. Peamine mure oli selles, et Hiina seaduste kohaselt võib Peking neid ettevõtteid seaduslikult sundida luuretegevuses abistama. Mõlemad ettevõtted eitavad seda. Kuid Kuubal, kus regulaatorite vastuseis puudub, on see mure palju tõsisem. Analüütikud on samuti hoiatanud, et neid servereid võidakse kasutada küberluureks, mitte ainult Kuuba kodanike, vaid ka piirkondlike valitsusjuhtide ja saare võrkude kaudu liikuva tundliku side vastu. Hiina jaoks on sellel kõigel eesmärk, mis ulatub kaugemale pelgalt luuretegevusest. Jälgimistehnoloogia eksportimine Kuubale tähendab, et Peking tagab aktiivselt, et Kuuba valitsusel oleks täpselt see, mida neil on vaja võimul püsimiseks. Stabiilne Kuuba režiim tähendab Hiinale jätkuvat ligipääsu saarele ning Hiina tehnoloogia on üks peamisi põhjuseid, miks režiim siiani püsib. Kuuba ei ole ei majanduslik suurriik ega sõjaline suurvõim. Ometi on Hiina sunnitud Kuubat kaitsma avalikumalt kui kunagi varem. Peamine põhjus selle taga on see, et Kuuba on üks Hiina viimaseid sotsialistlikke liitlasi. 2025 aastal diplomaatiliste suhete 65 aastapäeval kuulutas Hiina suursaadik Havannas, et suhted on ajaloo parimal tasemel. See võib kõlada tühja diplomaatiana, kuid selle taga olev sisu on tõeline. Kuuba toetab Hiinat järjekindlalt ÜROs, Taiwani, Xinjiangi ja kõigi teiste tundlike küsimuste puhul, mis Pekingile korda lähevad. Hiina vastab sellele, nimetades Ameerika embargo ebaseaduslikuks ja ebainimlikuks, kaitstes Kuubat rahvusvahelistes foorumites ning kujundades mõlemad riigid globaalse lõuna liidritena, kes astuvad vastu Ameerika ülekaalule. Aga 2026 aastal pannakse see suhe proovile tugevamalt kui kunagi varem. Trumpi naasmine Valgesse Majja tõi kaasa tema administratsiooni poolt selgesõnaliselt nimetatud täieliku surve Kuuba-Hiina teljele. Uus täidesaatev korraldus karmistas sanktsioone märkimisväärselt. Venezuela naftatarned Kuubale katkestati ning saare majandus langes vabalangusesse. Ameerika ametnikud hakkasid avalikult vihjama, et Kuuba režiim võib olla kokkuvarisemise äärel. Hiina vastas sellele oma toetust veelgi suurendades. 2026 aasta veebruaris istus välisminister Wang Yi Pekingis maha oma Kuuba kolleegiga ja ütles otse, et Hiina toetab kindlalt Kuubat oma riikliku suveräänsuse kaitsmisel ning on vastu igasugusele põhjendamatule välisjõudude sekkumisele. 2026 aasta märtsi lõpus tõstatasid Ameerika ametnikud taas režiimi kokkuvarisemise võimaluse. Seetõttu astus Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Mao Ning välja, et kinnitada täielikku toetust ja lükata tagasi kõik katsed võtta Kuubalt ära õigus arengule. Need ei ole juhuslikud avaldused, need on hoolikalt sõnastatud signaalid Washingtonile, et Kuuba on piir, millest Peking ei kavatse lasta üle astuda. Nende sõnade taga olev praktiline toetus on konkreetne. Hiina toimetas Kuubale 60 000 tonni riisi koos $80 miljoni suuruse abipaketiga saare kokkuvariseva elektrivõrgu jaoks. Majanduslikult moodustab Hiina nüüd üle 20% Kuuba kogu väliskaubandusest, tarnides tarbekaupu, masinaid ja telekommunikatsiooniseadmeid ning importides Kuubalt niklit, biotehnoloogilisi tooteid ja tubakat. Aga siis nad püüavad sanktsioonide mõju vähendada. 2025 aastal liitusid Kuuba pangad ametlikult Hiina piiriülese pangamaksesüsteemiga CIPS. See on Pekingi alternatiiv Swifti finantsvõrgule, mis on spetsiaalselt loodud võimaldamaks tehinguid, mida Ameerika sanktsioonid ei saa mõjutada. Hiina ettevõtted on samuti üles näidanud huvi Kuuba Mariali eriarendustsooni, naftaotsingu ja suhkrutööstuse vastu. Kuigi Hiina poolel on tõeline pettumus Kuuba võla pärast Hiinale ja nõrkade investeeringukaitsete pärast. Kuid puid Pekingi vaatenurgast kaalub Kuuba elus ja iseseisvana hoidmise strateegiline väärtus, rahalised ebamugavused kaugelt üles. Iga riisitonn, iga abiks antud dollar, iga juaanides tehtud tehing on investeering sellesse, et hoida võimul valitsust, mis annab Hiinale asendamatu tugipunkti lääne poolkeral.
Hiina teeb kõik, et kaitsta Kuubat Ameerika Ühendriikide eest, kuid ühel päeval võib ta olla sunnitud tunnistama. Vähemalt me proovisime, sest Kuuba režiim võib olla jõudmas oma viimasesse faasi. 16. märtsil 2026 kukkus kogu Kuuba elektrivõrk kokku, mitte osaliselt, vaid täielikult. Põhjuseks oli USA juhitud kütuseblokaad pärast Ameerika sekkumist Venezuelas, mis katkestas naftavarustuse, millest Kuuba sõltus. Elektrivõrk, mis oli juba niigi kokkuvarisemise äärel, ei suutnud enam vastu pidada. Kuid Hiina nägi seda ette juba ammu ja tegutses kiiresti. Vaid 12 kuuga kasvas päikeseenergia osakaal Kuuba elektrivõrgus 5,8%-lt üle 20% 2026 aasta märtsi. Energiaanalüütikud nimetavad seda üheks kiireimaks taastuvenergia üleminekuks, mida arengumaades kunagi nähtud on. Peking on lubanud ehitada 2028 aastaks üle kogu saare. 92 päikeseparki, mille koguvõimsus on 2 gigavatti. See on ligikaudu võrdne kogu selle energiaga, mida Kuuba praegu fossiilkütustest toodab. Ja ainuüksi 2025 aastal saatis Hiina Kuubale päikesepaneele $117 miljoni väärtuses, võrreldes vaid 16,6 miljoniga 2019. aastal. See näitab, kui kiiresti see on eskaleerunud. Aga see ei ole heategevus. Asi pole ka keskkonnahoius. Iga päikesepark, iga paneel, iga võrgu haldussüsteem, mis on paigaldatud Hiina tehnoloogia abil, muudab Kuubal üha raskemaks ette kujutada toimimist ilma Pekingita. Aga on üks konkreetne probleem, mis kinnistab seda veelgi rohkem. Hoolimata $56 miljoni eest Hiina akude impordist, ei suuda Kuuba elektrivõrk ikkagi salvestada piisavalt energiat, et rahuldada õhtust nõudlust, kui päike loojub. Nii et igal õhtul sõltub Kuuba endiselt Hiina hallatavast tehnoloogiast, et tuled põleksid. Kuuba ei muutu energiasõltumatuks. Selle asemel muutub ta Hiinast energiasõltuvaks. Ja Peking teab täpselt, mida ta teeb. Ameerika Ühendriigid ei ole selle kõige juures käed rüpes istunud. Pentagoni ja välisministeeriumi ametnikud on avalikult öelnud, et USA jälgib aktiivselt ja häirib Hiina luureoperatsioone Kuubal. Samuti tugevdab USA oma sidevõrke ja toob piirkondlikesse telekommunikatsioonivõrkudesse alternatiivseid tarnijaid, et vähendada Hiina mõju. Merepatrulle Kuuba ümber on märkimisväärselt tihendatud, kuna surve saarele on kasvanud, kuid siis ilmus hullumeelne artikkel Kuuba langusest. Esmapilgul polnud midagi uut. Iga päev avaldatakse miljoneid selliseid artikleid, kuid selle kirjutas eriline inimene. 2026 aasta märtsis avaldas kommentaator Gordon Chang esseed väga otsekohese pealkirjaga. Hiina on kaotamas oma Kuuba sõjaväebaase. Ta on pikaajaline poliitiline kommentaator, kellel on sügavad kogemused geopoliitilises analüüsis, eriti Hiina teemadel. Tema põhiväide on lihtne. Kuuba majanduskriis on muutunud nii katastroofiliseks, et režiimi sõltuvus välispartneritest võib muutuda tugevuse asemel hoopis nõrkuseks. Kui USA suudab usutavalt ähvardada Kuuba mereteid ja muuta Hiina sõjaliste ja luureobjektide majutamise hinna piisavalt kõrgeks, võib Havanna lõpuks olla valmis need rajatised sanktsioonide leevendamise ja surve vähendamise vastu välja vahetama. Chiang viitab deklassifitseeritud Ameerika luureandmetele, mis kinnitavad Hiina signaalluureoperatsioone Kuubal vähemalt alates 2019. aastast. Ta väidab, et mõned lääne analüütikud, kes ütlevad, et Kuuba ei kujuta USA-le otsest ohtu, ei saa üldse asjast aru. Hiina-Kuuba territooriumi kasutamine muudab selle olukorra täielikult. See on veenev argument, kuid teised analüütikud on palju ettevaatlikumad. Kuuba juhtkond on üle 6 aastakümne Ameerika embargo all vastu pidanud, ilma et oleks oma kurssi põhimõtteliselt muutnud. Ja kui surve suureneb, väidavad paljud, et Havanna tõmbub tõenäolisemalt Hiina ja Venemaa poole, kui riskib avanemisega Washingtonile Ameerika tingimustel. Hiina kohaloleku Kuubal kaotamise ideega kaasneb ka väga praktiline probleem. Enamik sellest, mida Hiina on sinna ehitanud, ei ole traditsiooniline sõjaväebaas, mida saaks lihtsalt sulgeda ja tagasi anda. See on põimitud tsiviilinfrastruktuuri. Telekommunikatsioonivõrgud, satelliitide jälgimisjaamad, fiiberoptilised kaablid, sadamaprojektid. Asjad, mida ei saa eemaldada ilma süsteeme kokku kukutamata, millest tavalised inimesed iga päev sõltuvad. See muudab iga tagasipöördumise aedlaseks ja segaseks protsessiks, mitte puhtaks lahenduseks. Ja isegi, kui mõni nähtavamatest luurekohtadest satuks piisava surve alla, et need ametlikult sulgeda, võiksid Kuuba ja Hiina luureteenistuste vahelised andmejagamislepped vaikselt jätkuda, säilitades suure osa luureväärtusest ning muutes lihtsalt Hiina kohaloleku vähem nähtavaks. Hiina on Lõuna-Hiina meres pidevalt Ameerika jälgimise all. USA luurelennukid, satelliidid ja mereväeüksused jälgivad iga tema sammu. Kuuba annab Hiinale võimaluse vastuteene teha. Öelda, hästi, teie jälgite meid siinpool, meie jälgime teid otse teie enda ukse ees. Analüütikud nimetavad seda vastastikuseks spioneerimiseks ning see muudab kahe riigi vahelise jõudude tasakaalu põhimõtteliselt. Umbes 180 riigil on täna diplomaatilised suhted Hiina Rahvavabariigiga, mitte Taiwaniga, mis näib olevat tohutu võit. Kuid Hiina Rahvavabariigi tunnustamine Hiina valitsusena ei ole sama, mis ühe Hiina põhimõtte täielik aktsepteerimine. 10 riigid teevad täpselt sama. Sellised riigid nagu Ameerika Ühendriigid hoiavad oma seisukohad teadlikult ebamäärase.
Nad tunnistavad, et Hiina väidab, et Taiwan kuulub talle, kuid ei toeta seda väidet tegelikult. Nad hoiavad Taiwani ametliku staatuse lahendamata, jätkates samal ajal relvamüüki ja mitteametlikke sidemeid Taipeiga. Seega on surve sellele suhtele suurem kui kunagi varem. Hiina ei tagane vabatahtlikult ja Ameerika Ühendriikidel hakkab kannatus katkema selle suhtes, mida nende lõunaranniku lähedal ehitatakse. Kuhu see kõik välja jõuab, on tõesti ebakindel, kuid kindel on see, et mõlemad pooled mõistavad täpselt, mis kaalul on.